tšau! Homme lähme trenni ja siis kuna mul on olnud hüdrokaga hooaja alguses saadik tegelikult probleeme, aga ma olen lihtsalt nii pikalt kuidagi seda venitanud. Otsustasin siis enne viimast trenni ja järgmine nädalavahetus on võistlused, et siis paneme parema silindri OBP oma, et järsku saab hüdroka ennem lõppu selliseks, nagu ta peaks olema. Et paneme külg ära ja siis vaatame, kas läks paremaks või ei läinud. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into quiet. Mis ma ikka tegin? Rain remondib niimoodi, et algul keerab kõik perse ja siis hakkab sitta parandama. Ehk siis jälle poole tunni tööd on 3-4 tundi. Ots ei sobi ja siis nüüd on vaja otsa tegijat ja loodetavasti keere ei läinud perse. Hea on see, et vana veel saab tagasi panna, aga ma tahaks uut ikkagi panna. Muidu see jama ei tasu. No nii, võtame siis eilsest järje nii-öelda üle. Eile me siis mässasime selle hüdrokaga. Kui ma ütlesin seal, et Rain teeb Raini tegusid, siis igastahes keere läks pekki ja pärast olid torud ka valesti. Igal juhul sai uus keere tehtud, uued need ja igastahes mässamist oli ja me jõudsime koju mingi 1 öösel või midagi. Ja täna mässasime edasi IF, meie nii-öelda mehaanik number 2 siis, või juba hakkab peamehaanikuks vaikselt saama. Nihverdas siis käsitsi öösel veel selle valmis, täna veel natuke kõpitses sai selle, aga meil on probleem selles, et see hüdrokas tahab liiga siia minna, ehk mul ei jää käele ruumi. Me oleks vaja hüdrokas saada niimoodi, aga siis ta on peal, et meil oleks vaja seda hüdrokat ise keerata. Siis oleks ideaalne, sest praegu ta on natuke lühike ja jääb jõust nagu puudu, sest mul on selle 46-30 diisli tagumised pidurid nii-öelda ja ma kardan, et need supportid on vist liiga suured, et nad ei jõua, see käsipidurisüsteem nagu ei jõua päris hästi, aga nüüd on enam-vähem parem kui ennem, ma arvan, et konkreetsem on küll. Et võib-olla ta ei tundu konkreetne, aga tegelikult on ja praegu pill töötab siin rajal. Ette oleks veel flaantse või neid vahetükke vaja. Praegu mingi, kas olid 500 või? Ja näha, et rattad käivad koopasse või sinna nagu vastu seda mootoriruumi. Et seda 20 milli flaantse või neid oleks vaja vahele, et ratast välja poole viia, sest ET on velgedel vale. Et selle võiks ka võistlustajaks tegelikult ära teha, võib-olla siis on parem. Aga muidu nüüd tuleb ainult trenni teha ja proovida paar tandemit ka teha, aga vaatame. Vast jääb pill täna ellu ja saame järgmine nädalavahetus võistlustele.
saime sõidetud. Trenn oli enam-vähem, rahvast oli täna väga-väga palju, isegi kõige vanemad näod tulid tagasi sõitma. Et huvitav, kas need kõik autod, tulevad veel võistlustele ka, seda ei oska öelda, aga igal juhul rahvast oli palju. Päev oli ilma poolest selles mõttes nagu ülihea, päike paistis, aga külmaga oli juba nii ära harjunud, et see kuumus oli päris raske. Automootor on nagu, ma ei tea, see vend ikka oskab tööd teha, sellepärast, et see päev otsa lihtsalt teisega kogu aeg piirajas. Tandemit on mul vaja harjutada, see on ikka kohutav ees sõita, okei. Kui ma nagu mõtlen normaalselt, rada oli libe, lõpus oli eriti palju äärtes paska, mis oli eriti libe ja muidu trenniga võib rahule jääda, et näeme võistlustel.